Selle Baltic Spiriti nimelise kaubalaeva pidas K-komando eile õhtul kinni Naissaare lähistelt, sest on kahtlus, et alusel on peal suures hulgas salakaupa. Täna päeval teostavad Maksu- ja Tolliameti ametnikud alusel endiselt uurimistoiminguid ning paari tunni pärast viiakse laev sadamasse. Bahama lipu all sõitev 189 meetrit pikk ja 26 meetrit lai Baltic Spirit alustas oma teekonda Ecuadorist. Reisi sihtkohaks on märgitud Peterburi, Eesti vetesse tuli laev senise info kohaselt tankimiseks. Kell 17.10, kui laev oli jõudnud Naissaare ja Aegna lähedusse, pardus laevale K-komando. Operatsiooni olid kaasatud ka Maksu- ja Tolliamet, Merevägi, Riigilaevastik ja Transpordiamet. Info laikus meile eile kusagil lõunapaiku. K-komando roll eile õhtul, siis kui pardumine algas, on peaasjalikult alati samasugune. Ehk siis meie asi on laeva üle saavutada kontroll. Meie kasutasime pardumiseks mitte ainult siis mereväelaevastiku alust raju, vaid samal ajal osa K-komando meeskonnast pardus laevale päästekopterilt. Kinnipeetud laeva meeskonnas on 23 liiget, kes kõik on Vene Föderatsiooni kodanikud. Laeva ülevõtmisel meeskond vastupanu ei osutanud. Loomulikult see kapten ilmselt väga õnnelik ei olnud selle üle, et tema laev üle võeti plaaniväliselt. Siis laeva ülevõtmisel juhatati meeskonnaliikmed kajutitesse ja meie inimesed, meie eriüksus siis võttis selle kontrolli alla nii kaptenisilla kui mootoriruumi ja tagas selle turvalisuse, et Maksu- ja Tolliameti menetlejad, uurimisrühma inimesed saaksid oma tööd teha. Praeguseks on laev jõudnud Muuga sadamasse. Maksu- ja Tolliameti meediasuhete spetsialist Pavel Prokopenko sõnas täna õhtul TV3 uudistele, et veel ei ole võimalik kommenteerida, millise salakaubaga on tegemist, sest uurimisosakonna ametnikud on endiselt laeval ning teostavad uurimistoiminguid. Taro sõnul viibis täna uurimine mitu tundi, sest laev ei saanud sadama kai äärde silduda. Ega enne menetlustoimingute lõppu ei saagi öelda seda, et kui menetlustoimingud lõpevad, viiakse lõpuni jõuavad tulemuseni, et siis alles saab teada, et tegu on salakauba kahtlusega laevaga. Kui siis keegi kahtleb, kas me paari sigaretipaki pärast hakkame laeva peatama, ilmselt ei hakka. Eile läbi viidud operatsioon on üsna erakordne, sest nii suurte jõududega meie ametkonnad kuigi tihti ei reageeri. Operatsioonis osales hinnanguliselt lausa 50 inimest. Igor Taro sõnul oli sisse tulnud info niivõrd tõsine, et sellele tuli reageerida. Kui tegu on sellise ülepiirilise kuritegevuse või salakaubaveoga, siis info jõuab ikkagi rahvusvahelist koostööd pidi. See hinnang oli piisavalt tõsine, et see nõudis täpselt sellist reageerimist nagu tehti. Et ma selles mõttes nagu ei imestaks üldse kuidagi selle üle, ja ei kahtleks ka selles osas, et tehti midagi üleliigset, et kindlasti mitte, et see info nõudis reaktsiooni. Sellisteks operatsioonideks valmistume kogu aeg. Kõik sellised operatsioonid on erakordsed, aga samas K-komando jaoks on neid operatsioone olnud varasemalt ka. Ehk siis oleme viinud läbi pardumisoperatsioone Vene varilaevastikuga seotud alustele eelnevalt ja näiteks 2024 aastal, kui president Zelenski külastas Eestit, siis päeval julgestasime president Zelenski visiiti ja õhtul juba pardusime ühele alusele, kus samamoodi oli alust kahtlustada, et veetakse salakaupa ja kokaiini. Baltic Spiriti puhul ei ole tegemist varilaevastiku või sanktsioneeritud alusega, sest paberid olid laeval korras. Laeva meeskond teeb nii palju koostööd, et Maksu- ja Tolliamet saab menetlustoiminguid läbi viia rahumeelselt. Maksu- ja Tolliamet loodab täiendavat infot jagada homme.